noorpoliitik Kris Kärner. Kris Kärner. Noorkandidaat Kris Kärner. Kris Kärner teeb väga häid saateid. Striimer Kris Kärner. Kris Kärner. 1597 häält saanud Kris Kärnerist. Sotsiaalmeedia kuulsuse Kris Kärneriga. Striimer, YouTuber, avaliku elu tegelane, poliitik või hoopis suunamudija, Isto või Isto% või koguni Kris Kärner. Tal on mitu nime ning mitu ametit. Kuid milline on Kris Kärner igapäevaselt? Meie meeskond sõitis Tartusse, et tuua teieni, milline näeb välja päev Kris Kärneriga. Kell on 10 hommikul ja me oleme noorpoliitiku Kris Kärneri ukse ees. Vaatame, kas ta on üldse kodus. No, tere hommikust. Tere hommikust. No, tulge. No, kui ta läheb? Tasapisi. Peab minema. Me oleme kell 10 juba siin. Kui tihti sul üldse siin külalised kell 10 käivad? Ega väga ei käi. Silmadest on näha, et isegi suhteliselt just ärksin. Kuigi ega meil siin pikka pidu ei ole, sellepärast, et 1,5 tundi ja siis me peame juba trenni minema. Nii et kiire söök ja nipet-näpet, vaatame natuke telekat. Stopp! Aga nii mõnelegi vaatajale võib Kris Kärner olla tuttav. Kuid vaatame korra üle, mis ta avalikkuse ette suuremalt tõi. 2025. aasta KOV-valimistel kandideeris Kärner Tartu linnas Isamaa erakonna nimekirjas. Tuliseks läks aga olukord siis, kui Kärner tegi sotsiaaldemokraatide kohta üsna terava kommentaari oma Twitchi otseülekandes. Reformierakond rippu! Sotsid! Seina äärde ja pumppüssiga kuklasse maha lasta! Kõlapinda jagus aga pikaks ja lõpuks otsustas Kärner Isamaa erakonnast välja astuda. Vaatamata sellele olid valimisnimekirjad juba kinnitatud ja mees jätkas oma valimiskampaaniaga ja Kärner saigi valimistel ligi 1600 häält. See tegi noorpoliitikust ühe kõige enim hääli kogunud Tartu linnavolikogu liikme. Aga häda! Kärner pööras tülli Tartu Isamaa esinumbri Tõnis Lukasega. Kärner ütles Lukase kohta, et too on selgrootu tölmokk. Pinge kahe mehe vahel aga kasvas ja lõpuks jäigi Lukas Isamaa Tartu linnavolikogu fraktsioonist välja. Kärner jäi aga sisse. Pingeline olukord pole veel lõplikku lahendust leidnud, kuid järgnevas videoloos avatakse nii mõnigi kaart. Kus sa seda süüa teed? Siin köögis? Süüa teen siin samas köögis, jah. Aga räägi natukene võib-olla oma hommikuruutiinist täpsemalt. Mis keel sa ärkad tavaliselt? No oleneb, täna on trennipäev. Trennipäev on üldiselt siuke 2-3 tundi enne striimi, siis tuleb midagi kiiret süüa teha. Täna tegin putru. Puder ootab suures toas. Mis puder oli? Karahõlputru söön mina. Siis tavaliselt kas mingi moosi või mee või millegi magusega, et saaks kiiret energiat. Super, teed siin söögi ära, siis lähed elutuppa, eks? Istud siin rahulikult. Oi, sul on see kass, ma vaatan. Kass peidab, ta natukene pelgab suuri inimesi. Kui tihti sa oma striimides kassi näitad? Ma ei tea, ega väga ei näita, sellepärast, et mul on tehtud selline asi, et mul seinad pehmendatud ära striimitoas, et ta ei, ma ei tea, kajaks ja et heli ei pääseks välja. Ja kassile muidugi meeldivad sellised pehmed asjad, sest seal saab hästi kraapida. Ja kohe kui elutuppa ikkagi sisse astuda, siis silma jääb kõige rohkem see suur telekas. Ma ei tea, mitu tolli see on? See on 98 tolli, aga selles suhtes, ega ma ju pean ikkagi, kui nüüd meediakära on nii hull, eks ole, siis ma ju pean enda ilusat kaunist nägu nägema ju võimalikult suurelt, eks ole, et ega ei saa jätta siin juhuse hooleks midagi. No nii, millega tegeleme mehed? Ühesõnaga seis on selline, et kell on saanud siin, mis ta on saanud? 11:20, mis tähendab seda, et kiire hambapesu ja siis lähme trenni. Ma olen tegelikult siin viimase 3 aastaga ma olen kaotanud mingisugune 40 kilo. Ja kuidas sa selle saavutasid? Kuidas normaalse toitumisega, et ei sööne burgerit ja saia. Et distsipliin on, söögidistsipliin on range lihtsalt. Mulle lihtsalt meeldib süüa. Ma võin kõik ära süüa, mis ainult ette antakse. Aga nüüd lähme Korsa Gymmi. Korsa Gym asub Aardla ristis. Ma ei tea, kui palju see kellelegi ütleb või ei ütle. Kui ma olen terve oma nii-öelda selle justkui
poliitiku karjääri või imidži või mille iganes, kuidas sa tahad öelda, olen selle peale üles ehitanud, et toetame noori, tegeleme noortega, ma ei tea, kuulama, mis noortel öelda on ja siis teistpidi ütleksin tudengitele, et ei, ma ei tee täiega asja. Noh, siis see on näha, et see on fake. Ma ütlen ausalt, et minul on ju väga lihtne poliitikat teha, kui noored ütlevad, mida nad tahavad. Mitte ma ei pea ise mõtlema, et mida te tahate. No miks ma pean? Et minu jaoks on palju lihtsam, kui noored ütlevad, tahame seda, meil on need probleemid. Okei, selge. Lähe vaata, mis teha annab. Ongi kõik. No minge ees ära. Me ei taha teid telekasse. Tahate tulla või? Oleneb, keda valisite? Mind? Ma ei usu, valetate mulle. Ei, minge. Nii, aga nüüd riided vahetusse trenni. Õpime lööma ja kaitsma. Ja kuidas Kris sellega hakkama saab? Siiamaani on hästi saanud hakkama. Tal mingi suuremaid vigastusi midagi pole? Ei ole, õlg vist vahepeal oli natukene, aga muidu on läinud hästi, et ei ole midagi hullu olnud. Ja täna ka siis hakkate siin omavahel kaklema, nagu ma aru saan? Ei, omavahel ei hakka kaklema. Et pigem tema õpib ja mina õpetan. No nii, siin on umbes 20 minutit intensiivselt trenni tehtud. Kuidas on tunne? No ma ei tea, kas just intensiivselt, aga... Ma tundus küll, siin jalad kõik käisid. No, minu jaoks on kõik intensiivne. Alati. Ja Otiga eriti. Et no, tunne on hea. Vaata, see kõige hullem aeg on täpselt enne trenni. Kui sa tead, et sa pead pingutama hakkama. Nüüd täna on veel lisa, et kaamerad filmivad ka. Siis on lisapinge. Ja siis nüüd performi on ja siis Ott surub ka veel. Siis on ikka 3-kordne pinge, aga see mulle meeldib ja see ju teeb teemandeid, nii et kõik on ideaalne, ei ole häda midagi. Aga kaua sa oled selle boksiga tegelenud? Ma ütlen ausalt, ma ei tea, Ott taitanud välja mingi 2-3 aastat umbes. Aga noh, see on siuke on-off. Pausidega. Jah. Pausidega. Vahepeal mingi suvel mingi paus, siis on teinud trenni ja see on jälle paus olnud. Ja kuidas praegu Krisi form on siis? Ära ütle halvasti. Mitte kaamera ja siis ütle kõva õnn. Normaalne, on parem olnud. Kindlasti on. Vot, nüüd aga trenn sai tehtud, kell on saanud siin. Mis ta on siis? 12.15 midagi sellist või 12.20. Siis on mul tegelikult turundustöö, millega ma tegelen motohobis. Me võime korra sealt läbi sõita. Võime näidata korra lihtsalt seda motohobi, kui tahate näha. Mis on tegelikult pereettevõtte meil, et kui sa tahad ikkagi elada, siis sa pead tegema päriselt tööd, nagu minagi tegelen turundusega, on ju. Siis sama on nagu teistega, et jah, kõrvalt teha mingisugust huumorit, pulli ja nalja, see on alati äge ja see töötab ja seda vett, leiba ja tsirkust on igal inimesel vaja, on ju. Olen üks ma ei tea, paremini teenivaid striimereid, aga siiski see ei ole asi, millega nagu päriselt nagu võiks arvestada, kui nagu sisse tuleb. No ütleme, et hea kuu on, kui sa teenid näiteks üle Eesti keskmisena. See on hea kuu, noh. Motohobi OÜ. Siin me oleme, kohe läheme sisse ka, siis saate filmida natuke mootorrattaid, ATV-sid. Noh, tegelikult selle sisuks on turunduses, me teeme tegelikult reklaamvideoid, et kui sellel aastaajal või kuul on mingisugune kindel mudel või masin, mida on vaja müüa, siis just sellele tuleb seda reklaami teha, et suviti rohkem mootorrattad, ülejäänud aeg kindlasti ATV-d rohkem. Millist mina tahaksime? Vaatame kohe, siin on kindlasti... see on näiteks äge pill. See on juba nagu pagi või? See on Z10 Turbo. See on esimene CF-i turbokas. See on siuke loom, et halb hakkab. Kas see on nagu ATV või see on pagi? No see on pigem jah pagi. Pigem küll. Eesti 200, vaata seda, ma ei tea, mis saab, aga kurjad keeled räägivad, et mis sa sellest surnud lehmast lüpsad, et tõenäoliselt, kuna nende tänane mingisugune see toetusprotsent on kuskil 2% või alla selle isegi, siis olematu. Tõenäoliselt nad valituks enam ei osutu, mis tähendab seda, et tõenäoliselt sealt hakkab mingisugune ümberjagunemine või ümberjooksmine toimuma, et kuhu nad nüüd kõik koos minemas on, seda me saame näha tõenäoliselt peale kevadet, sest kevadel minu teada neil peaks olema mingisugune uus juhatuse valimine.
Tänaseid teemasid tegelikult on palju, sest tegelikult täna on esimene nii-öelda sisuline volikogu istung. Et esimesel istungil tuldi esimest korda kokku, oli siis nii-öelda volikogu esimehe valimine ja nii edasi. Ja siis teisel pandi siis linnavalitsus paika ja nüüd siis kolmandal on siis päris sisuline esimene istung. Et selles suhtes, et täna on ju selge see, et mind jälgitakse igat pidi. Igat mu liigutust oodatakse, et ma ütleks või teeks midagi valesti ja eks kindlasti riietus on ka üks osa sellest või see, kuidas sa ennast üleval pead, et see lihtsalt võtab justkui ühe relva ära. Teine variant on ju kogu aeg käia dressides, aga sellisel juhul on seda väga lihtne rünnata. Et näe, vaata, ongi oss. Ta ei oskagi, tal ei olegi, ma ei tea, stiili või ta ei oskagi normaalseid riideid kanda. Nii, aga sellega on korras selge. Soeng pähe ja pahan minema. Aga meil siin ei olegi poole tunni pärast algab. Tegelikult Kris Kärneri eesmärk on ikkagi saada peaministriks, juhtida Eesti riiki. Ja. Tegelikult ega ei ole. Miks peaminister? Ikkagi president. Et ma ikkagi, kui ma siuke esindaja olen, siis jätkame ikkagi sellega, milles me tugevad oleme. Ühesõnaga nüüd kohal me oleme siin raamatukogus. Üleval hakkab siis volikogu istung pihta. Meil on siin 3 minutit, mehed. Chop. Tere. Avan linnavolikogu 3. istungi. Kohal on volisüsteemi andmetel praegu 36 inimest. Vanglas hakkavad toimuma kängide tapatalgud, rünnakud personalile ja lakkamatud kohtukaasused. Seal on ekspertkomisjon, kuhu kuulub ka Tartu linnavolikogu määratud isik. Kuna me seda isikut peame määrama? Siis, kui on õige aeg. Selge, aitäh. Ma tahaksin seda, et Tartu volikogu ei oleks niisugune ülbikute kogu. Ilusat jõuluaega ja aasta lõppu teile kõigile. 2,5 tundi, ligi 3 tundi kestis volikogu. Jõle pikk. No tegelikult ei olnud asi üldse nii hull, et ma ütleks, et see kord isegi läks kiiremini kui eelnevad korrad, nii et tegelikult sai täitsa nagu hästi. Nii et ma kujutan ette, et seda niisama kõrvalt pealt vaadata on päris kuiv. Ja tegelikult kõige põnevam küsimus võib-olla on see, et Tõnis Lukas on siit, ma ei tea, 20 meetri kaugusel. Et kas sa ei tahaks tema juurde minna rääkima, et kuidas läheb, et jõulud tulemas ja lepite ära? Meil on töörahu ja me oleme sisuliselt nagu ära leppinud, lihtsalt me nagu nii-öelda suure kella külge ei ole seda pannud. 11 torgi ja eks me saame omavahel hakkama, et tegelikult ei ole see asi üldse nii hull. Me tulime nüüd volikogust tagasi, sa vahetasid riided. Ja. Nüüd on hea tuju. Tuju on alati. Tuleb võib-olla päeva kõige lõbusam osa. Jah, kuidas kellelegi, ma loodan, et tuleb. Alustame striimimisega, nagu ma arvan. Natuke näitad, kuidas see köögipool võib-olla on. Jah, et kuidas enam-vähem välja näeb. Et ma olen tegelikult enam-vähem kõik asjad valmis pandud. Sisuliselt kõik on nii valmis pandud, et nüüd saame nuppu vajutada ja asi hakkabki pihta. Aga äkki lähme piilu üle. Jaa, tulge vaadake. Mul on siin tagatoas sellised süsteemid, kui nii võib öelda. On lausa 3 monitori. Siin on lausa 3 monitori. Valgus. No täiesti stuudio ju. Ja siis on Discord. Discordis on mu peamoderaator, kui nii võib öelda, kes on otsinud tänased materjalid ja teemad välja. Ja siis sisuliselt see näebki välja niimoodi, et ma ükshaaval avan kõik need uudised ja tänased päevakajalised teemad. Volikogu melu oli magus. No siis on mingi huvitav, mis on magusat oli. No siis on nipa-napa, just chatting. Et kategooriad ka määratud, confirm. Meedias on nagu väga laialt levinud igasugused nimed sinu kohta, et kord on nagu Isto, siis oled Kris Kärner, siis streamer, YouTuber, et kes sa siis lõpuks oled? Kui ma teen seda, mis ma teen, siis siin ma olen ikkagi just see esineja on ju, ja kui ma olen siit tagant väljas, siis ma olen just kui inimene Kärner on ju, või poliitik või keegi, kuda iganes tahab seda nimetada, et kui
noh, mulle väga ei meeldi nagu võrrelda seda nii-öelda näitlemisega, sest ta ei ole nagu näitlemine, see on mina, aga see on mina lisadega, kui nii võib öelda, on ju. Minu jaoks nüüd hakkabki justkui see töö, kuigi ma ise ei pea seda tööks, vaid hobiks, aga siiski justkui nüüd hakkab siis see istoprotsent hakkab nüüd tegutsema ja eks te siis, ma ei tea, vaadake ja nautige või tundke muret, kes kuidas, eks ole. Oota, Hugo Toom, No ilusat neljapäeva teile kõigile, peremehed ja perenaised, on 18. detsember, kell on saanud siin 7:26 volikogu siseselt, mis toimus. Kõige põnevamad asjad, mis täna toimusid, olid võib-olla, mis ta nüüd siis on, Ujula tänava pikendus või väljaehitus, seal oli Eesti 200-l palju muresid või võib-olla isegi mitte muresid, aga arvamusi. Kokkuvõttes võeti see ikkagi vastu. Mis sa näiteks oma fännidele ütled? Mul on see üks lõpulause, et naisi ja pange õlut, aga ma ei tea, kas te seda eetrisse saame lasta? Aga ma ei tea, kas te seda eetrisse saate lasta, et sealt tulenevalt seda ütles istoprotsent, on ju. Nüüd kui ütleb Kris Kärner, on ju. Mul on hea meel, et te tulite. Kahjuks peate seekord minema ja järgmise korrani. Väga edu ja olge tublid ja midagi vastu.